Nagu suvel ikka meeldib inimestele grillida ja tootjad toovad selleks puhuks lettidesse ka uusi tooteid, nagu näiteks selline karamelliseeritud sibulaga grillliha. Aga paljudele inimestele selle samuse toote reklaam kuidagi üldse ei meki. Rannarootsi postitas enda uudistoote pildi koos pealkirjaga "Heade meistrite käe all muutuvad maitsed täiesti uueks". Kibedast sibulast võib saada kergelt magus karamelline hõrgutis. Kui inimesed ostavad nüüd seda, siis on ju hea reklaam. Aga kas ostavad? Ma ei tea. Nemad teavad, neil on need numbrid olemas. Et selle lõpuks ju võiks eesmärk olla, et me ostame seda toodet, mida me reklaamis näeme. Et meil tuleks, seda maitset pole proovinud. Ma ei ole kindel, et praegu esimene emotsioon on, seda maitset pole proovinud. Ma arvan, see tähelepanu läheb natuke valesse kohta lihtsalt selle reklaamiga. Aga kes Rannarootsit ei teadnud, need tõenäoliselt saavad teada, millega nad tegelevad. Ну да, в таком контексте, если смотреть на символику, то мне не нравится. Väga normaalne. Kõik on väga ilusti. Sibulad võivad magusaks minna, kui hästi grillid. Наверное, можно было как-то более грамотно это оформить, не в такой идее. Vaenu ma ütleks, et ohutaks. Mina küll ei näe siin midagi olla. Ka sotsiaalmeedias on arvamusi selle reklaami osas leida seinast seina. Ühed, kes arvavad, et see on ebasobiv ning teised, kes ei näe asjas probleemi. Mina nägin seda reklaami muidugi alles siis, kui see furoor oli kuskil meedias juba käima läinud ja minu jaoks oli see selles mõttes üllatav, et selle reklaami kontekst Ukraina lippudega grillivad mehed ja taustal tõusvad suitsupilved. Ma arvan, see on väga konkreetselt, millele see viitab ja ma vihjata või arvata, et see puudutab kuidagi Eesti venekeelset elanikkonda. Ma arvan, et see on kas pahatahtlik tõlgendus või ülereageerimine. Nii viskaski Viljar pärast reklaami nägemist just nimelt Rannarootsi lihagrillile. Tunnistan ausalt, läksin eile konkreetselt selle olukorra pärast proovima. Tegu on siis ju ka uudistootega, mis ma eeldan on ka põhjus, miks seda reklaamitakse. Proovisin ise grillida ja täna hommikul sain juba ühelt kogenud toiduajakirjanikult sõnumi, et liha pealt oleks tegelikult sibul minema pühkida, et see on küll marinaadis hea, aga kui grillile panna, siis ta kipub sellises kontekstis natuke liiga ära kõrbama. Loomulikult oleksin ma täna ka tahtnud Rannarootsi enda esindajatega rääkida, et kust kohas see reklaami idee tuli ja mida need sibulad siin ikkagi täpselt tähendavad, aga kaamera ette täna keegi valmis ei olnud tulema. Kommentaariks öeldi, et kõik on juba öeldud. Rannarootsi lihatööstuse tegevjuht Karmo Akseli sõnul polnud nemad teadlikud sõna sibul tähendusest. Reklaamiloosung viitab sellele, mis on toote sees, nimelt sibulale. Samuti rõhutas mees, et nende reklaam ja postitus polevat suunatud ühegi Eestis elava rahvuse vastu. Kui natuke seda visuaali vaadata, siis seal on elemendid, et see sibul saaks tähenduse, et see ei ole nagu kogemata. See tegevjuht ei tea, ma usun. Ma arvan, ta ei kinnitanudki seda reklaami, aga turundus ju on kogu aeg otsinud seda relevantsust jalkaga, kuumade ilmadega Euroopas, et minge vaadake nende Facebooki kontole. Et see ei ole mingid kogemata tegid. See on teadlik tähelepanu maailmas relevantse teemaga ja nüüd võib-olla natuke jõuga proovime selle toote sinna sisse panna. On ka need, kes ütlevad, et kes sellest reklaamis probleemi näeb, on ise probleemiks. Ja venelaste sibulaks kutsumist võtab nii mõnigi vene juurtega inimene ise nagu nii huumoriga. Vähke sibul, sibul sõidab, 37 senti 1 kilo, sibul sõidab. Jah. Sibul. Mina sibul. Sibulad. Mina sibul. Sinu sibul. Mina sibul. Ei, sul on seal katusel. Vaatan, aita. Normaalne sibul, ilusti päeva kõigile. Rannarootsi postitus on inspireerinud ka teisi ja juba on leitud ka uusi ideid, kus võiks sibulamaitset tunda saada. Sest nagu öeldakse, hea reklaam on reklaam, mis läheb lendu. Ja isegi kui see reklaam saab kriitikat, siis tähelepanust selle toote puhul puudust ei ole.